tänane metsaskäik oli igatahes üliedukas, nii et järgmise korrani, järgmiste varjesse minekut on, nii et davai, tšau. Tšau. Mis sa siin teed? Kuule, ma tulin just metsise varjast, et kevadel on mul selline hästi aktiivne periood, kui metsistel on pulmaaeg ja siis mul on varje just metsas üleval ja neid ma just täna hommikul vaatlesingi. Kuidas sul läks? Väga hästi läks, nagu täna oli 3. öö, kui ma varjas olin ja tänane hommik oli ka kõige parem, et kunagi 4 aastat tagasi vaatlesin ka seda metsiste mängu. Aga siis mul nii hästi ei läinud, et täna esimest korda sain reaalselt mõne arvestatava kaadriga metsisest. Ma teen sellest kusjuures blogi ka, et praegu just lõpetasin tänase päeva kaadri ja umbes kevade lõpuks peaks siis video väljas ka olema. Kuidas üldse veeloogimiseni jõudsid? Loogimiseni või üldse videograafiani jõudsin tänu läbi loodusfotograafia või üldse ma alustasin loodusfotograafiaga tegelikult. Aga siis, kui ma polaarmatkal käisin, siis sealt ma tegin, sellest käigust ma tegin esimese üks arvestatava video. Vendadega olin varemgi juba tegelikult videoid teinud, aga siis sealt tegin esimesed vlogid ja siis avastasin üldse enda jaoks rohkem ka videote tegemist. Et sellest ajast saati on rohkem videoid teinud ja võib-olla veidi vähem loodusfotole keskendunud. Mis kaamerad sa kasutad? Pildistamiseks kasutan oma vana head 5D Mark II Canoni kaamerat siis. Et see on isegi korra veest läbi käinud, aga töötab siiani, nii et vahepeal küll ei töötanud, aga saab kenasti hakkama. Ja filmimiseks peamiselt siis Sony A7S Mark II. Ja üks peamisi põhjuseid oli see, et käisin siin 1,5 aastat tagasi Norras ja siis soovisin ka firmasid filmida ja kuna A7S Mark II on üks parimaid pimedas filmimiskaameraid, siis sellepärast sai sellise kaamera jaoks nagu otsustatud. Mis kaamerat sa teistele soovitad? Hästi tihti küsitakse mult just seda sama küsimust, et Insta DM-i või jälle just parasjagu üks kutt täna hommikul kirjutas, uuris, et millist kaamerat soovitan. Hästi raske on mingit kindlat kaamerat soovitada, kui inimene on täiesti oma õpingute alguses, et ma tunnen seda, et või mu soovitus on ka see, et hankida ükskõik milline kaamera ja leida see stiil või see, mida just pildistada soovitakse ja siis leida see stiil, milliste objektiividega see tulemust saada. Ehk tegelikult sul võib olla keskpärane kaamera kere, aga kui sul on hea objektiiv, siis tulemus on palju parem. Et kui see, et sul on väga hea kaamera kere, aga keskpärane objektiiv, nii ma pigem soovitan leia oma stiil ja siis leia need objektiivid, mis sinu stiili kõige paremini ka loovad, nii et see on minu soovitus. Aga kui pildid tehtud on, siis millega sa pärast neid fotosse töötled? Kusjuures ma tean, hästi paljud fotograafid kasutavad töötlemiseks Lightroomi, aga võib-olla ma ei tea, kust mul see tulnud on, aga kunagi alguses, kui ma alustasin, ma väga kedagi teist ei vaadanud, tegin lihtsalt oma asja, siis ma kuidagi alustasin Photoshopis, mis on naljakas, ma tean väga paljud fotograafid ilmselt Photoshopi ei kasuta ja hästi paljud kasutavad tänapäeval preset'e ja sihukest teemat. Aga nii naljakas, kui see ka ei ole, siis ma teen kõik pildid alati käsitsi Photoshopis. Eriti just maastiku fotode puhul mul on hästi oluline see, et see tulemus oleks hästi loomulik ja hästi naturaalne, et nii väga color grade'imisele ma rõhku ei pane ja seetõttu ma näen hästi palju ka vaeva just sellise loomuliku pildi saamisega ja just pildi dünaamilise ulatusega, et tihti ma teen mitu erinevat pilti, ütlen maastikufotodel ja panen nad alati kokku omavahel, et saada kätte nii info siis varjualadest kui ka info siis highlightidest. Aga kui tulla video juurde, siis millega sa monteerid? Peamiselt kasutan Premiere'i, kuigi mõningad efektid ja asjad saab tehtud ka After Effectsis, aga see ei ole mulle nii tuttav, et seal on veel väga palju õppida. Aga millal järgmist veeloogi oodata on? Kusjuures see järgmine vlog, mida näete, peakski olema sama metsise vlog, aga kui ma seda mingil põhjusel valmis ei jõua, siis me läheme tüdrukuga 8 nädalaks Filipiinidele siin kevadel, nii et ma arvan, päris palju lahedaid asju on kindlasti tulemas, nii et varsti näeme. Edu! Thanks! Ciao!